No tere tulemast siis kõigile. Et kõigepealt tahan öelda teile seda siis, et aitäh Lohko raamatukogu, et mina teiega rohkem siin ei kohtu. Et selleks, et lahkun Harjumaale. Et selleks, et tegelikult on olnud väga lahedad 5 aastat. Et ma niimoodi lõin need luuletajad, kirjanikud ja ütleme sellised mõtlejad kokku, et neid tuleb kuskil 100 kanti, keda on selle 5 aastaga siia Ruuniasse tassitud, et selleks, et ja ilmselt oktoobris on teil Indrek Kohv ja novembris siis Mihkel Mutt, et saate veel riigipalgalisi kirjanikke siin küsitleda. Ja ilmselt te peate ise siis neid asju siin tegema, aga ma arvan, et te saate suurepäraselt hakkama, nagu et sellest ei ole üldse nagu mingit probleemi. Ja alustame meie sükste traditsionaalsete asjadega, et Lohko raamatukogu on meile ette valmistanud täiesti konkreetselt programmi. Nii et palun. Jaa. No, siis muud kui. Köhi mäele puhtaks. Soo. Ai. 40-aastane mees saab teada, et tema võimetus püsisuhtes püsida on kuidagi seotud sellega, et tema ema ei võtnud teda kunagi sülle. Läheb ema juurde küsima, miks sa mind sülle ei võtnud. Ema pöörab pilgu teleekraanilt, ütleb, sa oled liiga palju Ameerikas seebikaid vaadanud. Pöörab pilgu tagasi, mees läheb ukseni, vaatab tagasi, läheb välja ja tõmbab ukse tasakesest Nepresse. Läheb otse edasi, kuni jõuab linna serva. Seal on traetaed ja rohi. Heidab rohu sisse, paneb käed rinnale. Jääb üles vaatama. Seal pole midagi. Mida ma sinult tahan? Katsen, et mul pole põhja. Seepärast lasingi end pöörata pahupidi. Põhjas on väike tüdruk. Tal on hirm ja tal pole sõnu. Võta ta sülle. Palun. Vanemad andsid keha. Kes andis hinge? Mis üldse on enda teha? Mis üldse on kindel? Et kunagi tuleb õhtu, mil kodu ei ole kodu, mil võti just lahti ei tee, mil sinu jaoks pole rohtu, maad, vett, tuld ega õhku ja ees pole enam seda, mis terveks ei teeks. Mida sa ootad, see tuleb. On juba kohad. Otsib vormi su ümber, poore su nahal, sahistad puude lehis. Imbub su talda, mida ootad, see tuleb. Tuleb see, mida kardad. Soomets. Su huuled huvitavad mind kui 10 käsku, sest eksin enamiku vastu, kui suudlen sind. Ma teesklen kogemust ja kirjaoskust, kui peasus üles, su rinnale vean võbeleva risti, allkirja, pool maailma saades vastu ja hinge hinna nime. Tegelikult olen tee, kuigi ei tea, kes mind käib ja kuhu ma viin. Ei peagi teadma. See otsib vormi läbi minu ja ma annan järele. Ma pole muud kui toru, luuletuse ja selle vahel. Ma pean toru eest hoolitsema, midagi muud ma ei pea tegema. Raamat, ma endast ei räägi, ma ootan. Kinni ja vait, kui mu avad, olen sul enda vaip, olen su sild, olen su saabad ja sool, kohver ja sahver, olen su parem pool. Ma põlen, mädanen, poltun, pudenen koos. Kui lugu saab läbi, olen osa su loost. Millest sa kirjutad? Küsis Jordaania luuletaja. Vastasin armastusest. Midagi muud ju ei ole. Jah, nõustus Jordaania poeet. Ega midagi muud ei ole. Kui luges araabia keeles ette enese luuletal, pisarad voolasid. Mõtlesin, sentimentaalne. Siis loeti inglise keeles sama luuletus ette. See rääkis, kuidas ta pere tapeti tema nähes, ta vennad, vanemad, naine ja et peale armastuse
midagi muud ei ole. trummid vaikivad, kõrvu lukustavad. Aeg on kohtuda. Trummid vaikivad kirglikult. Aeg on lahti. Trummid vaikivad kaeblikult. Aeg on unustada. mõtlesin, et eluajal on hea harjutada. Võtsin vastu kutseid tundmatusse, andsin järele, allusin, andusin, uurisin, mis paneb sellele vastu. Võtsin kõik vastu, mis tuli. Siis andsin kõik ära. Leppisin nagu tuulelipp tuulega. Harjutasin end surema. Elu läks uskumatult heaks. Juhuu! Olen teile ka oma lemmiku. Leidsin selle. Eesti palju ole ette lugenud. Siis ma ühe leidsin. Ilmselt see sobib. Et vägista mind see vend põrandal. Laula mulle hällilaulu. Palveta mu eest. Luba, ma vägistan sind tsement põrandal. Luba, ma laulan sulle hällilaulu. Luba, ma palvetan su eest. Kuna mul oli võimalus ainult seda 2 raamatut lugeda, kahjuks Luune raamatukogus ei olnud. Rohkem raamatuid, need 2 raamatut oli. Et siis ma ei saanud väga tutvuda loominguga. Küsin kõigepealt, võin sinatada? Ja. Et kuidas tundus esimene traditsiooniline küsimus? Ja, see ette lugemine? Ma olen tõesti vapustatud, ma väga tänan teid. Ja minu meelest paremini on raske neid luuletusi lugeda. Mulle väga meeldis. Tulid ära kõik? 10/10. Et teine küsimus on see, et kui öelda luunja, mis see tähendab sinu jaoks? Mulle meenub, kuidas ma siit olen, või siis nagu sealt olen läbi sõitnud. On Tartu lähedal. Väga head kurgid. Ja siis tuleb pikem mõttepaus. Okay. Pingutada on veel palju, tahan öelda. Okei. Sa oled, mis puudutab nagu riigipalgalisi, nagu et sa natukene sellises eriskummalises staatuses, et see on nagu siuke, et sinu nagu riigipalgaliseks olemine on kellegi loobumine. Ma olin 6. kohal, ma saan teada. Esimene, kes teid nagu välja arvas. Et tekitab see mingi teistsugune tundmuse ka. Aga millega võrreldes teistsuguse, ma ei oska ju võrrelda. No ma ei tea, no et see mõtled lihtsalt, et ühest küljest nagu kui on 5 tükki ära valitud, et siis tegelikult olles see 6, et sa siin nagu ei ole ära valitud. Ja nagu ma aru sain, siis taotlejatest koostati pingerida. Aga olla 6, mis oleks suurepärasem, et esimesed 5, nii-öelda esimesed 5, siis on suurepärased kirjanikud. Oled sa nagu näiteks Tõnu Võnnuvalega üldse rääkinud sel teemal? Sel teemal ei ole rääkinud ja ma olen ainult lehest lugenud, kui teda hakati pinnima, miks ta loobus. Et siis küsiti, et mis ta siis minust ka arvab, mina nagu tema asemel siis selle palga sain. Ja ta arvas nagu kõigit ilusti. Ta sõlka. Jah, just nimelt, mis sa ikka öelda. Ei, ma ei ole sellega üldse nõus, võtke keegi teine. See on vist nagu... Aga see asi on küll, et kui ma sain teada, et miks ta loobus, et ta hakkas tundma, nagu ta enda sõnad või tema mõtted, et nagu surve, vabadust enam ei oleks, siis see pani mind mõtlema küll. Ja just nimelt selle peale, et kas mina hakkan ka äkki siis tundma mingisugust survet ja vabadus on ju igasuguse kirjutamise tingimus. Ja kui seda ei ole, siis kirjutamine püüdleb selle poole.
no ma saan aru, et seal on sihuke nagu küllaltki nagu sihuke konkreetne asi selle survega seoses ainult, et iga kirjanik ju konkureerides sinna on ju sellele kirjanikule palgale lubas midagi. Et mida ta selle 3 aasta jooksul siis teeb, et samas, ja noh, et kui me siin Maarja Kangurot ja ütleme siis nagu Jürgen Rostet oleme kuulanud, on ju, et see noh, ütleme see kogus tegelikult sisuliselt maailmas on suhteliselt kaugast päratada, et samas, et noh, see 3 aastaga, noh, Jürgenil oli ikka see täiesti utoopiline, nagu, et see mulle tundus. Et noh, neid raamatuid ei olnud mitte 10, vaid neid oli isegi nagu rohkem, et samas, mis ta kõik kokku lubas, et mis ta sinna kirjutab, nagu, et samas, siis ma mõtlesin selle peale, noh, võib-olla tõesti Jürgen isegi, noh, kuigi Jürgeni puhul ma olen isegi natuke kindel, et ta saabki sellega hakkama, nagu, et samas, et mis siis Triin lubas? Eks ma lubasin seda, mida ma teeks nagunii, ma räägin natuke veel sellest survest, et ma arvan, kirjanikul on see surve nagunii endal kogu aeg olemas kirjutada, sest sa ei saa ju hakata kirjanikuks heast peast, et see tuleb ju sees poolt, et sa võid proovida hakata, aga siis ei tule midagi välja. Et sa survestad iseennast või sa iial ei tea, mis või kes sind survestab, nagu me kuulsime, et nagu toru on. Et selles mõttes ma sain aru, et minult see palk vabadust ei röövi, kuna ma nagunii teen täpselt seda sama. Ja noh, siis olen ka lubanud su küsimusele hakates vastama, et nagunii saan ju teha ainult seda, mida ma nagunii teeks. Et mingisugune raha ei pane kedagi kirjutama paremini. Võib-olla paneb kirjutama rohkem, mis on küll väga halb, kui sa kirjutad kehvasti ja hakkad siis rohkem kirjutama. See, et hakata paremini kirjutama, see saab ka tulla ainult seest ja siin võib ju see palk selles mõttes kaasa aidata, kui sa tänu sellele saad loobuda, et sa mingisugusest tööst, mida võivad teha paljud sinu asemel ja ise siis teha seda, milleks sa oled kutsutud. Aga mida ma lubasin on, vist lubasin 3 raamatut töötada nende kallal ja juba ongi peaaegu, et 3 aasta programm on täidetud, et ma ei tea, tuleb plaani ületus vist. Ja näiteks ületus on juba toimunud selles mõttes, et mul just ilmus soomekeelne luulekogu. Ja see on väga suur rõõm minu jaoks. Et see on pandud kokku minu viimasest 3 eesti keeles ilmunud raamatust. Et see ei ole minu saavutus, aga see raamat vaid tõlkijad Annina Ljokoi ja Vari Arola. Nende suur töö. Aga samas see läheb kirja, eks ole ju, kui siin on plaani täitmisega tegemist ka minu saavutusena. Need 3 luuleteos siis? Ei ole kõik luuleteosed, ei ole. 2 on siis luule ja 1 on siis, või 1 on luule. 1 on juturaamat. Juturaamat. Ja juturaamat siis, kui nüüd võib avata seda, kuna see on käsikiri valmis, siis ma võin sellest rääkida, sest et kirjaniku töö on ju nii huvitav, et kui sul pole valmis, siis sa ei taha sellest rääkida ja kui on valmis ja ilmunud, et mis sellest ikka räägid, siis ta on ju kätte saadab kõigile. Nüüd on hea etapp nagu, et ta on nagu valmis, aga ta ei ole veel selles mõttes valmis. Et möödunud aastal mul ilmus Hea ja kurja jutud, see on tõepoolest jutud. See näeb välja nagu lasteraamat. Ja, sisuliselt on suurte. Aga kuna ma tahtsin... See kaan on väga pettev. Jõudsalt pilte siia, siis ma andsin lastekirjastusele ja need jutud ongi sellised, et võtta kuidas tahad, ole laps või suur. Et selle on järg. No 3 tundub ikka võrreldes Maarja Kangro ja siis ütleme Jürgen Rostil ikka väga vähe. Aga noh, see palk on ka nagu ta on. Ja oleks suurem palk, kirjutaks kohe rohkem. Kui me hakkame mõtlema selle peale, et tegelikult sisuliselt plaanis on, et mis see tähendab, et see on üle 800 euro vist natukene. Täpselt keskmine palk. Just, et siis see... No abiks ikka jah, aga kui sa nüüd mõtled selle peale, et sa tahaksid näiteks näiteks tõesti kuskil Tallinnas elada, et see on, ütleme, et sul ei ole nii palju raha olnud, et muretsed endale isiklik korter, et sa pead seda nagu üürima, siis ilmselt sellest läheb juba kuskil 400 eurot või 300 eurot nagu minema, kui sa võtad suhteliselt odava korteri ilmselt Tallinnas. Ja siis nagu ülejäänud siis jääks nagu milleks.
et ega see ei ole nagu nüüd, ütleme selline raha, millega väga praalida. Et see, ja noh, kui noh, see on minu jaoks on see hästi huvitav nagu teema, et ühest küljest, et kui me mõtleme nagu, et meil on nüüd olemas nagu riigipalgalised nagu kirjanikud, et siis see ei ole lihtsalt nagu riigipalgalised kirjanikud, vaid nemad ongi nagu meie esindus nagu kirjanikud. Et see on see, et me peaksime need 5 nüüd võtma ja selles mõttes, et me peaksime näitama, et vaadake, riik on nende taga või 5 kunstnikku, et riik on nende taga, see tähendab ju mida, see peaks tähendama mingi meeletut edukust, aga noh, see 800 eurot nagu, et no, issand jumal, et sa ei jõua ainult normaalselt riidriki selle eest osta, et mis muudest asjadest räägib. Et noh, ma ütlen, minu jaoks on see natukene teema, et ma olen seda kogu aeg nagu rääkinud, et poleemika oleks pidanud toimuma sel teemal, et kas seda nagu vähe ei ole, et sellest, et ma olen kogu aeg seda nagu arvanud. Aga mis see, noh, et kas sind üllatasid ka üldse nagu, ütleme selles mõttes need ühiskonna nagu reaktsioonid, et tegelikult päris naljakas nagu debatt käis vahepeal, et hakati ikka mingit täiesti imelik asju ajama, et kas selle asja nimi peaks olema palk või et mis asi siis nagu on? Ma arvan, et mingid saated oli, kas üks Vabariigi kodanikest või mis asi see oli või Foorum või? Ei, Vabariigi kodanikud olid vist üks ma vist saade. olen jah selliseid saateid ka näinud. Kus inimesed täitsa nagu siiralt arutlevad ka mingid asjad üle nagu. Et ma arvan, et suure osa ärritusest ongi põhjustanud see sõna palk kui töötasu ja siin on väga huvitav nagu psühholoogiline asi taga, et kirjanik teeb ju samamoodi tööd nagu teised. Seda töö küll näeb välja natuke teisiti. Aga see on ju samamoodi töö ja kui igaüks mingi muu elukutse esindaja puhul on loomulik, et ta saab oma tööst palka, et siis järsku kirjanikud ja kunstnikud, et nende puhul põhjustab see mingisugust ärritust. Et mul oli sellest, ma olen sellest aru saanud, aga oli raske sellest aru saada, et miks see peaks ärritama, et kas mõnda arhitekti või ehitajat või koristajat või ükskõik millise elukutse esindajat niimoodi pinnitakse, et näed, nüüd sa saad palka, mida sa õieti teed, kas sa oled plaani täitnud, et loomulikult igaüks teeb oma tööd ja saab selle eest tasu, et nagu minu enda jaoks on mingisugust nagu küsimust ma ei näe. Okay. No mind ennast nagu selles mõttes, et ju noh, kui me mõtleme nüüd, et ma olen nagu maakultuurimaja direktor, mis see tähendab, et noh, ma tegelikult elangi ju teie pealt, et mulle makstaksegi palka selle eest, et ma teid siia kutsuksin ja kirjutaksin mingi projekte ja see on ju täiesti iseenesestmõistetav, keegi ei hakka mulle ütlema. Aga kui sa teed seda nagu vabatahtlikult, et sellest, noh, kui sa tahad ole maakultuurimaja direktor või noh, täpselt samamoodi, et kirjandusõpetajad või kirjanduse muuseum näiteks või noh, ja nii edasi, kõik, mis on seotud kirjandusega või kunstiga näiteks, et kõik galeriid, kõigest muuseumid, asjad, Kumu, et kõik see ju kuidagi backib seda, ma kahjuks ei mäleta, kes on sellist asja öelnud, et ikka keegi Eesti olukorra kohta, et kõikide humanitaarsete alade puhul eeldatakse nendega tegelejatelt, et raha ei ole neil nagu kuigivõrd vaja, kuna selline töö peab suurelt osalt tulema ja noh, neil tulebki missiooni tundes, kaasa arvatud õpetajad ja loomulikult kirjanikud ja... Õpetajad saavad päris normaalselt palka. Aga just see, et neil on ju nii tugev missioonitunne, et välja arvatud siis üks amet nende seast, kes töötavad nagu peaga ja see amet on poliitikud. Et neil miskipärast seda ei, no juristid nagu... ka ju nagu seast. Mis? Töötavad ka peaga. Ja noh, tegelikult on veel need ameteid ilmselt, kus peaga töötavad. Ei, aga selline see mõttekäik oli, see oli päris näis. Aga kus see mõttekäik tuleb, kas see on kuidagi seotud selle mingi, ma ei tea, 19. sajandi mingi romantismiga või? Mis asi see nagu on? See vaese kunstniku kuvand, see on jah, romantismis on ta küll. Peategi kannatama.
aga kunstnik kannatab nagunii, ta võib rahas supelda, ta ikka kannatab. Kuidas sa, Triin, kannatad? No see on mõned, peab kannatama, et siis nagu läheb hommikul ärkad üles, kui oled lõbusas tujus, siis mõtled, et ei, noh nii ei saa ju olla nagu, et lähed lõpp pea vastu mingit pannitoa seina. Seda väga raske on öelda, mis kellegi kunstnikuks või kirjanikuks teeb, aga nüüd mingi, seal on mingi selline, miks sa üldse lood siis midagi. Mulle ei meeldi see sõna looma, et see paneb liiga tuim sõna, aga sinu sisemuses on ilmselt mingisugune vastuolu või konflikt, et sa oled määratud otsima ka olemise mõtet üldiselt. Ja see ongi see kannatus. Et kui sa oled sellega leidnud, siis varsti see libiseb sul käest ja sa iga oma selle loome teosega siis püüad seda mõtet leida. Et see ongi selline kannatusse määratus sellisel moel. No Shakyamuni kuidagi ju rabedas välja ju, nagu saamast, et tal oli muidugi hea positsioon ka, aga noh, see selleks. Et see kui ma seda rääkisin, ma just mõtlesin ka nagu... Jah, et saamast, et aga miks ikkagi ju, et selles mõttes, et okei, et hea küll, et me tahame nagu kuidagi juurelda nagu, no ma ei tea, loovisikud või loovad inimesed on ju, et siis nad kuidagi, nagu sa ütlesid, on ju, et nad otsivad rohkem seda nagu elu mõtet on ju, aga mis teevad seda siis nagu, et mis see, kus see, noh, et kuskilt peab see ju tulema, nagu et saamast, noh, et mis see siis nagu on seal mingi muster ka, oled sa nagu tähele pannud? Mille muster? No ma mõtlen seda, et kuidagi nagu, kas see on nagu näiteks ütleme lapsepõlvest tõrjutus või mis see võiks olla, et kuidas nad hakkavad seda nagu elu mõtet nagu otsima. Et noh, on mingi hulk inimesi olemas, kes seda mitte kunagi ei otsi ja keda ei huvitagi selles, et nagu, ja miks see niimoodi läheb, et aga jube raske, kas sa oskaks kirjeldada, miks sa oled selline, nagu sa oled? Vabalt. No mina kohtume täna Triin Soometsega, et ma lähen nüüd minema, te saate mind kutsuda. Et siis ma saan teile rääkida. Nii, et ikkagi, et... Ei, mul oli väga õnnelik lapsepõlv. 7. klassis mind kiusati. Aga ma ei usu, et see on nüüd mulle avaldanud siis sellist mõju, et minust see kirjanik. Pigem võib seos olla vastupidine, et kuna selles eas hakkasid minus juba avalduma jooned, mis hiljem võimaldavad siis pidulikult öeldes olemise mõtet otsida, siis sellisena sa ei ole võib-olla 7. klassis kõige populaarsem tüdruk. Et võib-olla see seos oli siis äkki niimoodi, aga muidu... Kui palju ja kui judusti teid kiusati? Või näiteks, mis mõni näide? Noh. Minu koolis noored, meie oleme hulkama vanemad, ma küll ei mäleta kiusamist. Ja niisama nõksin millega, et see oli kiusamine nagu praegu. See on küllaltki valus teema. Veel siin maal võib-olla seal oli... No praegu mõtled täiskasvanuna, et no mis siis on, et oleks neid olukorda teistmoodi lahendada või... Siis kui nii noor oled ja lahendas... Jaa, just nimelt selles ongi see asi, et no näiteks tuleb klassiõde sinu juurde ja ütleb, et ma võtan homme käärid kaasa, lõikan su juuksed maha. Ei, ta ütles niisama naljakas, ega see ei ole... No just nimelt praegu võime niimoodi mõelda, aga selles eas ja on see... Üldiselt kohutavamaid asju, vaat siis ei analüüsi ka viha probleemis, et siis on ju näiteks sõbrad on hästi tähtsad selles vanuses ja kõik, et noh, see on kõige kohutavam asi, mis võib juhtuda. Ja ongi lõppimine, aga teisele on jällegi et tundlikumale noorele on see päris ilmus. Et siis on nagu ütleme, siuke Eesti kirjanduse nagu programm võiks olla see, et nagu toetada tulihingeliselt nagu koolikiusamist, et siis nagu poeete tuleb nagu rabinal, või siis kuidas? Kui ma saaks kuidagi koolikiusamise vastu võidelda, ma teeksin seda kogu hingest. Äkki ma leian mingi idee. Okei. Aga kui ma olen käinud koolides esinemas, ma olen alati seda öelnud, et mind 7. klassis kiusati. Aga siis oli nagu ainult 7. et 8. oli juba kõik OK. Ma vahetasin kooli selle peale. Okei. Et see asi oli... Aga ega need juhtumid ei olnudki hullemad kui see, mis ma rääkisin. Aga sellest mulle piisas niimoodi, et oli ikka silme eest must ja ei julgenud kooli minna. Okei.
Emale rääkisite? emale rääkisin, et eks ma ema abiga siis vahetasingi kooli. aga see kirjutamine hakkas ka kuidagi sealt siis või juba see kirjutamine oli enne või kuna see kirjutamine üldse hakkas siis, et hakkame kuskilt siis minema? Kaustikusse ma hakkasin põlevaid luuletusi kirjutama 13-aastaselt. 13 aastat Aga peaks juba olema lapsena. 7. klass. 7. jah. nii et ikkagi päästik. Pagan teab. Ei, päästik oli üks blond poiss seal klassis. no alati on blondid poisid päästikud. et sellest, et võib blondid tüdrukud on ja see. Aga mingit pikka luuletuse ma mäletan, kui ma pidin olema 10-aastane. Ma mäletan, et siis ma mõtlesin, et ma olen 10-aastane ja ma kirjutan pikka luuletust. See oli riimis ja rütmis ja hästi pikk ja väga huvitav oli seda kirjutada. ja siis on ikka annet tulemas palju. et on see alles ka või? Ei ole. aga on üldse nooruspõlvest midagi alles? ma mõtlen need samu just neid Kaustiku luuletusi 13-aastased. Ma viskan alati kõik ära, mis ma vähegi saan. Et noh, kuna tal kirjanduslikku väärtust ei olnud. Et see mind ei huvita, et see kusagil säiliks. Et minu meelest säilima peaks väärtuslik. no seal on alati see piinlik situatsioon, et üks päev ära sured ja siis nad ju mooranid võtavad selle, annavad kuskile ja siis on nagu piinlik kuulda. Parem on, kui ei ole. ja teispoolsus on ka nagu piinlik on. no ja, aga siis olete ka klassik, siis on hea vaadata. no seda küll, aga üksi klassik ei taha, et nad oleks mingid blondile poisile kirjutatud luuletused. just nagu, et see on just. ja sealt kuidagi siis nagu 13-aastaselt nagu, et sellest, et hakkas see protsess. Ilmselt siis hakkas see pidev kirjutamine pihta, aga mul juba ilmusid ju ka küllaltki noorelt, juba 15-aastaselt. Ajakirjas Noorus oli kõik esimene trükiproov. Ja siis hakkas see ilmumine kohe pihta. Päris tihedasti. Et raamat siis esimene ilmus. Selle ma andsin, siis oli veel Eesti kirja. See on need kassetid või? Kassett, jah. Ja mul on isegi kodus olemas. Kirjastus Eesti raamat, selle viimaste hingeldamata ilmus. Ja ma andsin selle kirjastusse ülikooli esimesel kursusel, aga siis oli protsess oli pikk, et ta ilmus veidi kauem kui 2 aasta pärast. Et aastal 91 reaalselt ilmus see kassett. Milles see protsess nii pikaks läks? Ei tea, see läks veel Klavlitist läbi minu teada viimaste seas see kassett. Võttis tuina maha ka või, ma küsin? Ma tea, ega ma ju siis... No see esimese raamatu siuke erutuse värin, et kui see väga pikaks venib, et siis nagu see tuina ma olin kuidagi sisemiselt kindel, et kuna ma kogu aeg ju kirjutasin edasi, et ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et ahaa, et see asi siis käib nii, et 2 aastat kirjastuses ja no mul oli ka tuttavad mõned vanemad kirjanikud selleks ajaks, kes rääkisid, et nad on eluaeg sellega harjunud. Ja ma mõtlesin, et selge, et samal ajal kirjutan juba ju järgmist ja et nagu selle nihkega või sellega suutsin leppida. Kuidas üldse vastu võeti see? Mis asi? No ma ei tea, see raamat, arvustused. See esimene. Just, et seal kuna ta tuli kassetina 5 töö. Siis teda arvustati nagu kassetina. Ja see oli tüdrukute kassett, jah. Et see oli midagi uut ka. Et oli päris palju arvustusi ja tähelepanu. Kohe kõvasti. Need ilmusid siis nagu mingites erinevates ajakirjades, ma ei tea, Vikerkaar oli juba tollantud ajakir olemas. Vikerkaar oli aastast 86, jah, et muidugi 5 aastat olemas. Ja siis avaldusid ju väga paljud ajalehed ka. Ja siis olid need kultuurilisad veel olemas, et kultuuritoimetused oli ka ajalehtedel. Ja seal kassetis oli siis Elo Viiding, tollase kirjaniku nimega Elo Vee, Aidi Vallik, Rutt Jürjo ja Liisi Ojamaa lisaks mulle. Ma küsin nüüd täiesti võhigliku küsimuse, et ma ei ole eriti, et ma saan aru, et Elo ja siis see hipi. Liisi. Jah, Ojamaa. Et nemad kirjutavad edasi, aga need 2 naisterahvast. Aidi Vallik on ju tuntud kirjanik. Et ta on mõned luulekogud ka avaldanud, aga ta on palju noorte raamatuid kirjutanud. Väga hea kirjanik. Ja Rutist ma ei tea pikemat aega midagi. Ma loodan, et tal on kõik hästi. Ja peale seda kasseti siis tekkis jälle mingi siuke, või siis tulidki need 94. aastaga? Jah, siis tulid need.
et see siis, sa saatsid kuskil oma tekstid või keegi võttis ühendust või kuidas see käis üldse 90 aastate alguses nagu, et selles mõttes, et ma saan aru, et siis oli veel sellest vanast nagu selles mõttes siuksest nagu, kas öelda siis kaadervärgist, et kõik see toimetamised ja kõik need asjad, et need olid kuidagi nagu tunduvalt komplitseeritumad ja keerulisemad, et praegu on selles mõttes kõik väga lihtne, et saada oma PDF-fail kuskile, siis vajutatakse nuppu ja sealt tuleb täpselt nii palju raamatut kui tahad, nagu et sellest tõstada. Et ISBN-i koodi taotlemine võtab aega 15 minutit, nagu et sellest ja ongi tehtud. Nagu et sellest. Et need 94. aastal ilmunud minu siis teine ja kolmas luulekogu. Need on 2 ainsat raamatut, mis on välja antud ilma kirjastuseta. Lihtsalt viidud trükikotta. Just, et sellepärast nad näevad ka sellised välja. Nad teed natuke punk-rock nagu, et sellest ma võtsin või siin meeldis. Aga mul väga meeldis. Just, et ei ole viga midagi, nagu mõtlete välimust. See font on midagi täiesti kohutav, mis siin sees. See on minu enda valitud kõik, siis kuna ise sai rääkida hästi palju kaasajad, siis mõtlesin, et nii huvitav. Kuidas need raamatud üldse vastu võeti? Need võeti ka päris ilusasti korralikult vastu, et ma mäletan, et Emma Kumma kohta ilmus 11 arvustust. Mul on see sellepärast meeles, et see on kohutav number ja siis oli neid ajalehti eriti palju, 94-95, kes avaldasid arvustusi. Ma mäletan, et ma veel viimaseid aegu õppisin Tartus, kuidas järjekordse arvustuse leidsin mingist ajalehest, mis enam praegu ammu ei ilmu. Läksin üle Raekoja platsi, lugesin seda. Ma küsin nüüd selle küsimuse ka, et ma tean, et mõned inimesed koostavad nagu nendest ajalehe arvustustest asjadest portfoolioid, et lõikavad nad välja ja panevad nad kuskil kile vahel. Oled sa selline inimene? Ei ole. Mul ei ole neid olemas. Okay. Ma pigem mõtlen nii, et kusagil ju säilitatakse kõik ilmunud trükid. Ja. Absoluutselt. Ja kellel vaja otsib üles ja kui mul peaks tekkima vajadus, küll ma siis suudan ka üles otsida. Okay. Et mis edasi sai? Siis tulid kirjastused, hakkasid ise ühendust võtma ja... Jaa, vahepeal küll. Mis sa küsid, mida on järgmine raamat? Jah, selles mõttes, et 94. Siis tuli pikem vahe. Aastal 99 ilmus raamatukogus Helg. Kirjastuselt Tuum. Ja on tehnyt kenkin valasti yleti. Ma küsin su käest sihukese küsimuse, ma lihtsalt meelest ära ei läheks. Miks kuidagi, kui öeldakse Triin Soome, et siis tuuakse mingi menstratsiooni teema, kus see tuleb? Kas oli mingi raamatuga seotud mingi teema? See oli esimene naisluuletaja, kes hakkas rääkima menstratsioonis luules või? Või on mul täiesti vale link praegu? Mõtlesin selle välja. Ma ütlen sulle ausalt, ma ei oska öelda. Kust sa võtad selle? Ei, ma ei tea, kuidagi nagu ma lihtsalt täna just terve pool päeva mõtlesin, et kuidagi mingi asi oli. Mul on ühes luuletuses küll see sõna. Aga see on ka 20 aasta tagune luuletus. No just, võt sealt vist ilmselt tulebki, et Triin Soomes on see, kes menstratsioonist luuletab. Kuskil vahepeal ma mäletan mingi sihukest nagu mõtlemist. Ja ju see oli siis või on midagi? No ei, no see ilmselt on 20 aastat tagasi on, et see oli mingid kindlad nagu just nagu, et see kindladiini nüüd on see ilmselt. Ma ei oska midagi öelda. Aga kui me, okei, tuleme kuidagi siia kaasaega, et jälgid sa, ütleme selles mõttes, et niimoodi uuema põlvkonna siukseid tüdrukuid ja poisse. Ostad näiteks värsket Rõhku ja loed seda või? Ma olen vahel lugenud ja ma kaalun selle tellimist. Nii? Et tahaks kursis olla. Sest et mind on paarkümmend aastat tagasi, kui ma võisin ennast pidada nagu nooreks kirjanikuks või luuletajaks, sügavalt nagu ehmatanud ühe vana ja auväärse kirjaniku ütlus, et tema noori ei loe, sest teda ei huvita. Ja see tabas mind nagu valusasti ja ma mõtlesin, mina kunagi selliseks ei saa. Et meeldib või ei meeldi, tuleks ikkagi hoida pilku peal ja oma hingesugulasi nii-öelda võid sa leida nii nooremate kui vanemate seest. Hingesugulastest rääkides järsku tood mõne nime, kelle puhul tunned seda? Kirjanduses. Jah, kirjanduses. Tohutult raske, sest vahel meeldivad just nende tekstid.
ei ole sinuga sugu kindel lugu, seda samas mingi side peab ju olema, mis muidu tekkida. Mäest mõni. Üks. Vot ei ütle. Ahaa. see on nagu kriitikud. Aga okei, et sõpru võib olla, aga vaenlane peab olema. On sul kirjanduses vaenlasi, kelle puhul sa tunned, et sul hakkavad ihukarvad tõusevad püsti, kui sa mõtled nende peale? Kas nende kui isiku või nende kui kirjaniku peale? No nende kui kirjaniku ja isiku peale. Et see jagannab kuidagi pooleks. Ma olen natuke kartnud ühte, aga ma ikkagi nimesid ei ütle. No aga siis võib-olla räägid niimoodi, siis võib-olla tunne väga. Jah, et läbi lillede. Ühte meest soost minust vanemad, turskemat Luuletajad või? luuletajat. Prillidega või? Sellist tegelikult. Kelle avaldused minu suhtes ei ole olnud just kõige nagu sõbralikumad. Aga ma olen temaga mõnikord koos esinenud. No vaatasin ühte videot, kus te koos esinesite. Siis oli päris tore, kuidas ta sinust rääkis nagu, et sellest. Ja siis olid seal kõrval niimoodi ja siis sa kuulasid seda, kuidas ta sinust räägib. Ja ta on minu meelest väga tore inimene ja mulle ta meeldib. Ja minu meelest tema tekstid nüüd ka halvad ei ole. Et seal on ka päris huvitav tekst. Et ma arvan, et Ei me ütle. nii huvitav vaadata. Ta on üle 50 aasta. Ta on prillidega, eest kiilanev, suure kõhuga. Et seal on Eesti Iseseisvuspartei juhatuse liige. Mõelge nüüd ise edasi. ma arvan, mingit vaenlasi mul kindlasti ei ole, aga lihtsalt kui sa nagu nii küsid, siis olen tundnud mingit sellist nagu jah, nagu mingit hirmu või seda, aga siis kui sa näed, et tegu on toreda inimesega, siis pigem mul oleks hea meel. Ma just kuskil üks päev nagu, ilmselt see on seotud kuidagi Tiit Hennostega vist, lugesin mingit teksti, kuidas siis esimese maailmasõja ajal olid Tartu Ülikooli need siis korporatsioonide esindajad. Ma ei tea, mingi rahvuslik selline korporatsioon oli nagu, et läinud linna peale nagu avangardiste peksma, et see nagu, et ma mõtlesin, et issand, kui igav kirjandus meil on nagu, et see kus on nagu need madinad või, et see nagu, et sa nagu astud kuskile baari, jalaga ukse lahti, sümbolistid, nüüd saate. Nagu sellest vist või midagi sellist on ju. Et mulle tundub, et aeg-ajalt nagu, ja tulles selle sama Tiit Hennoste juurde tagasi, et me just üks päev nagu kuidagi ülikolliga vaidlesime mingil teemal, et talle see Hennoste tekst üldse ei meeldinud. See tekst siis, mis oli seal võigimine see kahekõne, kus ta rääkis seal siis plektrumis, et ta nagu ei näe siukses kaasaegses kirjanduses ja kirjanduse elus nagu siukest kirge üldse, et seda nagu ei ole, et ta on kuidagi, ja siis ma kuidagi mõtlesin, et mingis mõttes nagu, see ongi nagu see, et mida on öelnud nagu Kaur nagu väga nagu radikaalselt, äärmuslikult, et kultuur on boring as shit, on ju, et kirjandus on boring as shit, on ju. Et et kogu see elu selle ümber on ka kuidagi siuke nagu, et tõesti, et kui ma nüüd olen siin, et Hennostel ilmus ju väga hea raamat, on ju, kus ta tutvustab seda Eesti kirjanduse nagu avangardi, on ju, et ma loen sealt mingit lõbusaid lugusid, on ju, et siis mul on ikkagi nagu et see madin on päris lahe nagu, et praegu mulle tundub, et kõik on siuksed viisakad ja ontlikud ja toredad inimesed ja keegi kellegi kohta midagi halvasti enam ei ütlegi ja milleks ja... Ära muretse, ikka öeldaks. Jaa, samas nagu jälle väga nagu ei öelda. Ma ütleks seda, et kirjandus ja kirjanduselu on kaks täiesti erinevat asja. Ja näiteks kirjanduses on kirge küllaga, tuleb üksnes lugeda. Ja mul on kaasas üks mitte enda raamat, üks väga huvitav raamat Maria Underi sonetid, kus ei ole Maria Underi sonetid, vaid 50 Eesti luuletajat on palutud kirjutama siis Underi tekstidest lähtuvaid. Ma ei tea, äkki Jürgen või Marja rääkis nende tekstid on ka sellised. Et näiteks kõigile anti üks Underi originaalsonett, kõigile erinev. Ja sa pidid siis leidma sellega, sa haakud sellega
ja kirjutama siis samast tundest nagu lähtuvalt uue või kui sa ei haaku, siis kuidagi ikkagi reageerima. Ja siin on kirglikke luuletusi küll ja veel näiteks, aga see on lihtsalt üks näide. Oled sa tähele pannud seda, et see on viimasel ajal üldse Eestis väga popiks läinud, et alles ju tehti Viidinguga seda, on ju, Liiviga käib praegu see möll, et mingi hunnikud viisi mingid Eesti kirjanikud on Liivi mingid tekste kuidagi või siis mingit asju. Et see on kuidagi praegu siuke upgrade on kogu aeg käimas. Võib-olla jah. Küsigi vahepeal midagi. Mille peale kirjanik oma palka siis raiskab? Mis te ülikoolis õpite? Eesti keelt ja kirjandust. Ja kohe olitegi nagu kirjanik, ei mõtlenud ei õpetaja ameti peale ega midagi. Või tähendab, me olite, mitte seda ma ei tahtnud öelda, aga et kohe mõtlesite, et hakkate kirjutama, mitte pedagoogikat ega mitte midagi muud sealt, et see on lai eriala. Vähemasti tol ajal oli õppeprogrammis oli ka pedagoogika. Ja jõudsin sellega nii kaugele, et käisin ka koolis praktikal kuskil Tartu lähedal. Ja oma esimest tundi andes siis, kus päris õpetaja istus taga pingis ja juhtus müstiline asi. Et ma õpetajaks ei olnud kunagi tahtnud saada. Ja esimene raamat oli just vist ilmunud ja pigem aimasin, et minust saab kirjanik. Ja seal klassi ees seistes ma järsku tundsin hästi teravalt, et see minu koht ei ole. See oli väga imeliku tunnet isegi nii, et nagu põrand natuke kõikus. Nagu oleks mingi siin on mingi müstiline aspekt, et see on mitte lihtsalt tunne või mõte, vaid see oli nagu mingi arusaamine. Ja tagatipuks oli veel kirjanduse klass ka, oli seinte peal olid Koidula, Kreutzwaldi, Feenmanni ja võib-olla kellegi suured pildid. Üks pilt hakkas kiikuma. Ja võib-olla see põrand tõepoolest siis kuidagi kõikus. Ja ma tajusin seda mingi kohutava märgina. Kas teised ka nägid, et see pilt kiikus? Ma kunagi ei rääkinud. Ei, võib-olla teie nägite, pilt siis paigal. Võib-olla. Jah, midagi võib-olla ma ise kõikusin seal kuidagi. Ja pärast seda ma läksin lugupeetud professori Karl Muru juurde, kes oli selle pedagoogika praktika või praktika selline juhataja. Ja ütlesin talle, et ma ei tahaks enam seda praktikat teha. Aga kõik oli veel pooleli ja oleks matrikel ootas milleski ka hinnet. Ja tõepoolest ma ütlesin, et ma ei tahaks teha, aga tol ajal see pidi olema aasta 91. Oli see mõeldamatu, et sa jätad midagi nagu välja oma õppeprogrammist. Ja lugupeetud professor vaatas mind natuke aega ja ma olen siiamaani talle selle eest kohutavalt tänulik. Ütles, et kas te 4-ga olete rahul? Kirjutas mulle selle hinde matriklisse ära sisse. Ma ei mäleta, kuidas ma sealt kabinetist välja läksin, aga tänutunne on. See kassetiraamat ikka aitas. Ta võib-olla mõtles selle peale, et okei, ja küll õpetajad ennast ei saa. Ja suunamist siis vist enam ei ole? Ei olnud vist jah. Jah, enam ei olnud. Ma küsin nüüd seda, et kas siin rahva hulgas on mõni ka kirjandusõpetaja? Hariduselt, aga töötanud pole päeva. Et see on nagu hästi huvitav tegelikult, et ma olen nagu tähele pannud nüüd kogu selle 5 aasta jooksul ja võib-olla sa kuidagi kommenteerid seda oma kogemustest. Et üks on koolis käimised, et see, et nagu, aga et seal ongi õpetajad ja õpilased ju kohal ja nii edasi, et nad ei saaks ju sealt ära minna. Aga ma ei ole üldiselt nagu raamatukogusega kirjandusüritustel eriti palju kirjandusõpetajaid näinud. Et meil on siin Lohkva raamatukogus, ma tean ühte. Nagu, et kes käib, tema on siis seal Annelina koolis nagu, et aga põhimõtteliselt ma täpselt samamoodi kunstineest Aamsel, ma ei näe eriti kunstiõpetajaid. Et kuidas sa ise nagu, et võib-olla see ongi see teema, et need, kes siis ei kõigu seal, nagu et seal klassi ees on, et portreed ei kõigu ja midagi ei kõigu, et kellest saavadki need kirjandusõpetajad, et võib-olla tegelikult neil ei olegi sellist kirjandussoojat külma. On ikka väga häid kirjandusõpetajad on, et
et ma ei saa sellega nõus olla. Kas matemaatikaõpetajal peaks olema matemaatikast sooja või küll? muidugi peaks. Mulle kohe meenus see Mauruse kool oli. Korrake kas või üht kord ühte. Et sellest nagu, see oli väga kirglik. Et sa pead kirega suhtuma. Jah, just, et sellest, et. Ma olen küll enda kogemusest, ma tean väga häid kirjandusõpetajaid. Aga mõtlen, millesse nende headus siis seisnes, et võib-olla tõesti juba gümnaasiumi astmisteni, et õpetaja on tõesti ka kursis sellega, mis antud hetkel toimub kirjanduses. Aga mulle tundub, et ei ole väga paljud õpetajad kursis. No sellest on kahju. Ma muidugi ei eelda seda üldse, et nad ütleme. Ei no ma selles mõttes, et kui ma olen juttu ajanud aeg-ajalt, nagu kas või näiteks Luunia keskkooli kirjandusõpetajatega, ma ei saa öelda, et nad oleksid selles mõttes kõige teravamad pliiatsid. Ei, sina võib-olla räägid, järgsamalt ja seda ei julgegi rääkida. Ei, ma ei, selles mõttes, et me kuidagi arutlesime just mingitel teemadel, nagu, et samas, et ma ju ikka nagu, et noh, et ma mingil põhjusel ei usu seda, et ütleme seesama, et selle, et väga palju, ütleme, nende kirjandusõpetajate, nagu ütleme, igapäevane lektüür võikski olla see värske rõhk või see vikerkaar või see keel või kirjandus või loomingu, et selles mõttes, et. Aga see tundub nagu elementaarne, et kui neil vähegi aega jääb ja nii, et jah, võiks muidugi olla. Need vist ei jää. No ma ei tea nagu, et Nad laste kirjandeid ja parandavad vihikuid ja mis iganes. jah, seda küll. See on nende lektüür. Oleneb sellest programmist ka. Mis antakse ette. On õpetajaid, kes teevad nagu sinna veel väga suure osa juurde ja on õpetajaid, kes ei tee. Praegu programmil on nii palju ette ei kirjuta. Ja seda küll jah, õpetajatel on päris suur osa nagu seal nagu, et sõnastus. Et küsin vahepeal midagi. Okei, räägime nüüd Isamaast. Et selles mõttes, et kuidas on olla Eesti kirjanik? Et selles, ma mõtlen nagu selles mõttes, et Eesti kirjanik, et noh, sul on mingi siuke 900 000 inimest. Ilmselt Lätis ei ole eriti palju inimesi, kes teab, kes on Triin Soomets ja see on siit ainult 120 kilomeetrit. Ilmselt Venemaal ei tea ja see on ilmselt veel vähem, et kes on Triin Soomets. Noh, Soomes nagu ma aru saame, et võib juba mõned inimesed olla. Aga no ilmselt kui Helsingi Sanomat sellest raamatust ei kirjuta, siis ei tea ka seal eriti keegi. Et kuidas on olla välja sureva rahva kirjanik? Sa aitad oma tööga hoida, pikendada seda välja suremise. No kuulad. No ma ei ole selles enam nii kindel. Aga sellest, et lihtsalt Ega midagi teha ei ole, et ükskõik kuidas on olla, et sa teed seda, mida sa tunned, et sa pead tegema. Ilmas, et sa ei saa olla seda tegemata. Et ei ole halb olla ja vahel on, kui sa tunned oma tööst kasu, kui sa näed, et see on jälle läinud kellelegi korda,